Ma siiamaani olen elus. Aga ta on elus, ta on natukene rumal. Villam tahtis, et ma teeksin backi. Ma vist pärast teen. Yo, what up? Täna tuleb mingisugune sick session Spot of Tallinnas, sellepärast, et meil tuleb jälle lockdown peale. Ma tean, et näiteks Tormi sai kaitseväest ära praegu jõuludeks ja ta tahtis täiega backi ära õppida, nii et see Kutt läheb täna backi tegema. Minu just täitsa meelest ära, et sellel kaameral 4K peal autofookus töötab normaalselt. Ma loodan, et me midagi uuesti rääkima. Liigestele mõeldud tabletid. Davai. Let's get it. Go forward, you can sit. Come on! As you pump up the lip, you're going to pump up the lip with your hands. That's when you pull back. You pull back is to start. And then to do the rest of the flip is you push your hips back. I'm sorry. You're nice and level. Picture yourself pumping up the lip. Pull. What's going on? Ready? Whenever you're ready. When you picture yourself pumping up the lip. Yeah. You see how you naturally pushed your hips forward? You actually want to push it back and sit back. So just, yeah, there you go. Practice that a couple times. Boom. Yeah, try it again. And then you're going to lift it. Yeah, I got you. But so you get the idea. Try it again. Pump, sit back. And you see how you kind of were looking like right here. You want to look up here, almost at the ceiling, okay? 1, 2, 3, look up, keep your head up. That's it. Pull like a little too much, but it's good for this. There, it's going to be 100 times easier. You'll come right around, okay? This time you're going to go in and stay in the position till you land in the foam. If you land like on your head, it's okay because it's not much. Yeah. Ready? 1, 2, 3, go. Yeah, you would have flipped perfect. Yeah, so in the lip, you'll do it perfect. First go. Yo! No nii, tere Meris. Räägi nüüd kaamerale ka, mida sa siin harjutad? Ma üritan saada 3 kuute kätte. Ulaga, on ju? Jaa, ulaga. Nii, aga tohi, proovime. Kaugel sa oled sellega? Tavai, ma ühe korra sain tegelikult päris hästi, aga proovin uuesti. Jõu, peaaegu. Noh, mis teed nüüd? Suremas juba või? Tai kuule, aga mingi salto pidi ka olema ja toob see ka täna või? Kui ma teen 3-6 täiesti puhtalt ära, siis ma tulen. Ai, näita nüüd meile siis, kuidas see parem tehnika on. Sul on meeles enam? Ma juba ära unustanud selle. Need paar tükki foami ja siis resile või? Peaksid parem tehnika olema. Like, I could do it just fine, I just don't do it. Yeah. So I was like, I'll just try one. Cause like, I'm like, 1, 2, 2.5. I'm like, 2.5, 2 3/4. No, it just stops all the time. So like, I just stopped doing it. Yeah. But I'm like, I should probably do it some more. But I literally landed like this much above the bone and my leg was like, oh! Yeah! Rizzy! So good! Teeme saltot aina. 3 on suht mõtet ja salto on lihtsam äkki. Salto! Ma mõtlesin, et sa enne foomi ikka proovid, kohe sinna tuleb käe. Ei. Liis peab resile tegema. Ei tuleb. Jou! Noh. Lepo first try. Mis me teeme? Ja kas tuleb kohe?
Okei. Tai, järgmisega saab, on ju? Davai, ma proovin. Väga hea. Aga sa nii lepot ei pea tegema. Aga väga hea seib oli. ma olin just mingi pokk. Aga õnneks ma ise tegin flipi ära. Ma vist ei ole kunagi ise niimoodi pidanud välja hüppama nagu ma sättisin need pedaali tegelikult terve selle aja. Ja siis ma olin nagu, oot, look up, ei, sit back. Siis see sit back jäi natuke hiljaks meil. Joo! Jaa. Noh, saab teha küll. Ma arvan ka. Nagu see... see vikerkaare trikk. No ta ongi ju selles mõttes sul nagu sideflip, ta ei ole vaata nagu see taha back tegelikult. Oh! Ja nüüd hakkame minu salvest tegema. Jah. Joo! Ja, hakkab looma. Liis pani matsu. Näita kiivrit korra siia nüüd. Jaa, nii nunnu. Oo. Sa tuled nii lähedale, Ai, õige, täna teeme ära, on ju? Esimene backflip, 3 kuud pole sõitnud ja mis tunne on? No siuke närv on sees, aga ma usun, et ma saan hakkama küll, aga... Palju sa täna üldse sõitnud oled? Mingi paar tiiru tegin niisama. Rohkem pole vajagi, nüüd teha soe. Pole vaja, jah, nüüd on soe olla. Käest kaen on soe ja siis saab edasi teha. Tahad batuudil ka teha korra, on ju? Pole vaja, ma tegin seda ääre pealt, sellest piisas. Toi. Okei, aga siis... Ma lihtsalt ainuke asi, mida peas karjan on see, et ma maandun selle otsa. Ei maandu. See on normaalne sooga tuled, vaata. Hüppa korra niisama, ma vaatan. Sa võid vaata selili hüpata, vaata korra. Siis ma näen kohe ära, vaata, kus kaugel sa oled. Nii, Tormi esimene katse. Lihtsalt selili. Haapru. Tõmba kohe järgmisega. Reast. Praegu oli lihtsalt selline tunne, et sa võid tõmmata, vaata kohe. See oli praegu mõttetu. Ole lihtsalt ära. Reast, kõik on õige. Nagu, ma olen nii kindel, sa teed lihtsalt first try. Lihtsalt hoiad kinni ja ongi. Ma saan ühe korra üle peal, see on ebama. Mida sa jamad? Tule tee saltot sellega. Sellega tegelikult sul ka salto. Mina ei. Ja. Ma võin niisama teha. Aga nüüd rattaga. Ei. Tobi, petš. Again. Ära aja, mul tahab ära. Tule välja, hakka filmima. Ei, tule välja. No siiamaani olen elus. Siiamaani. Villam tahtis, et ma teeksin backi. Ma vist pärast teen. Aga... ei pea imusse mind viima. Ütled, Liis pani peaga matsu. Liis pani peaga vastu seina. Ta Santot tegi. Oh my god. Aga ta on elus, ta on natukene rumal. Ei, tal ei olnud kiivrit peas. Kus sa sängi alt sa teed? Oota ta... Ei, tegelikult tal oli kiivrit peas. Väga hea. Kuidas sul on, teed ka Santot või? Kindlasti mitte. Miks mitte? Minul on mõnus ju. Võtame kuuviku jangu kuklasse. Master filmimine, jah? Küte lihtsalt tuimalt kohe. Ei, jala! Mis tegid nüüd? Mis sa sealt batuudi pealt otsisid? Mis sa batuudi pealt otsisid? Mis batuudi? Jäid sinna vaatama ju. Mis sa batuudil ei tee? Oi, plaan. Mul lõi see kass sisse. Jaa. Ei ole midagi. Lähe järgmisega lihtsalt. Järgmine.
osad on aidanud see, et kui sa nagu lähed just hakkad tõmbama, siis korra pilgutad. Sa ei näe vaat seda jubedat kohta. Nagu mul oli üks sõber Tartus tegi, ta pani lihtsalt hoidis silmad kinni, kuni maandis ära. Ja ta õppis niimoodi ära nagu. Mis asja? Jaa. Ta ei julgenud, ta hoiks, et nagu läheb õhku, vaata, näed lage, siis see ematab ära. Ja siis ta hakkas niimoodi, et ta läheb kikkerisse, paneb silmad kinni, tõmbab lihtsalt. Väike poiss saab seal jäätist üldse. Üks tuksipoiss lihtsalt vänt või lükkab ringi sub jäätist nagu seal praegu. Pärast on see jäätis maas. Ei, mukid olema siis. Jah. Ai, tuleb. Lihtsalt otse üle pea ära. Teine katse. Paremini. Ja ei! No, eelmised Tormi tegi ise pätsi ära, aga noh, ratas ei tulnud järgi, no ei ole teada. Ma mõtlen, et kas sa nagu jääd otseselt seda tunnet kartma või mingit lage või midagi, mille peale sa lahti lased nagu? Ma ei tea, see on mingi automaatselt tuleb, me isegi ei saa aru sellest. Maandun ära, alles siis ma arvan, mis juhtus nagu. Okei. No lihtsalt jah, kuidagi enda peast täiesti. Jah. Okei, lihtsalt lõpuni välja otse täiesti jõust, mis plaks, rebib. Tõppida põumi korra. Jõu. Ai, lebo. Resi. Ei! See on nii kettas. Hoia kinni rattast. Meie jalad ja käed alati küljes ja lihtsalt pea kuklasti täielikult. Juurde panna. Flipile juurde. X-up on minu meelest kõige lihtsam. Ma ei oska X-upi. One footer on tegelikult suht norm, aga Siis sa tagasi ei saa, siis saad mingi... Usud, sa ei saa tagasi. Selles mõttes ega midagi ei juhtu, tegelikult sa tõenäoliselt ta läheb sul kraadidesse natuke vaata, siis mõtled just nagu külje peale. Aga sa võid tegelikult proovida. Sest ega seal midagi muud nagu lihtsamat. Ma isegi ei tea. Aga proovi. Lihtsalt mine pealaspidi ära, kujuta ette vaata, et nagu sa võtaksid selle jala maha, kus sul on seda aega. See on nagu see koht, kus sa pealaspidi just oled. Okei. Ma teen ühe korra nii, et ma mõtlen ja siis ma järgmine kord proovin. Mis see nüüd on? Oleks keegi silma. See on foam. Ei, see on mingi ilus asi. Ilus asi. Ei, see on foam. See on nagu, see on kindlalt see foam. See foam on suht ilus. Ei. Kass siis. Ma ütlesin, on mingid elukad. Nagu siin on suht see, et sa pead silmad kinni panema, kui sa maandid. See on nii rõve foam. Davai, tõmba nüüd, otse, full send. Ja. No, juba parem. Tõmbal jalad lähevad minema nagu. Mis üldse? Nagu jalad läheks pedaalidelt minema nagu. Ratas läheb ees ära. Jaa, aga siis tõmbadki, kõhuga tõmbad järgi vaata. Nagu ikkagi terve keha tuleks kõht jalg vaata. Lõpuni välja. Et võib-olla see, et sa rebitate kätega nii ka palju. Aga ongi, et jalad jäävad maha. Mul oli endal see sama jama täpselt. Oligi see, et ma lihtsalt ei mõelnud selle pealt, et pean jalgu ka rebima järgi. Ikkagi terve keha peab üle tulema. Hoia kinni! Jaa! Miljon, jää. Noh, lebo ju. Väike 90 tuli ka sisse. Aga järgmisega hakkab paremini. See näidki ju. Pooleldi nägime, kus need tuli. Jalad paistsid, ei tundnud väga super. Ei, Mis asja? ma ei jõua nii palju mõelda selle saltoga. Kuule, sa pidid one footerit tegema. Ei, ma proovisin ja ma mõtlesin selle Aga peale. ei jaa, esimene siis ongi ma see, et nagu- mõtled. Ja siis teisega teed nüüd. Ja siis ma ei leia üles, vaata. Mida ei leia üles. Mul on lihtsalt nagu blurr ja siis ma olen nagu jalad. Äkki teeb kraadi või midagi sellist. Saltoga või? Ma mõtlesin ilma, aga... Pane saltoga, suva. Daniel, teed seda. Ma oleks niimoodi teinud lihtsalt. Ma ei viitsi proovist otsida seda. See on hea mõte, jah. Sa oled Daniel, teed seda. Võta käed ka veel laiali. 7 nahki lihtsalt.
see sind teeb? Oota, aga võta üks tavaline. Miks siin see väike üldse? Pole õrna aimugi. Jumala perfektne. See on ülejääk. No, saad välja küll. Piskab peale veel ja. Matame maa. Silmad täis, jah? Pole tegelikult siin on see, et siin mingi aeg peaksid vedad poomi tühjaks tootuma. Jep. Saab puru peoga võtta. Sa juba ise said selle puru selle. 3 senti. Kuule, sa resil ei taha teha või? Ei, 2 peaaegu 1,9 senti. 1,9. Mul ei ole seda foami piletit. 2,54, siis ta on ju mingi... Endal vipp käe peal. Jou! Olemas, vesi! Nii julgelt sa ei läheks. Ja ma leidsin mingi paela ka. Mingi paela on vaja või? Äkki saab? Kelle pael siin on? Õrna aimugi. Jou! Et nii väikest foomikuubikut on näitida. Vahendame ära. Hakka lahendama. Aga pärast ongi. Laste oma. Sellega teed mingid need uued trikid lahti. Ära lahendama. Kirjuta sinna peale, vaata, seda toopida, saad seda Game of Bike'i teha. Jah. Ma hindan seda mõttekäiku. Aga üsna rets. Mida küsitakse? Ja siis ongi pärast niimoodi. Ei noh, tulevik on enda teha. Väga aeglaseks saab ikka vist teha. Põhimõtteliselt oleks seda resi ära maale. Ilusti sisse nõusida. Noh, teil ka nüüd flipid või? Mis asju? Mis asju? Mida see nüüd oli? Nii pidi. Ma proovime helmet ikka. Mis asja? Kuidas see sul peas püsis üldse? Aga veel hea. See läheb küll videosse. Jep. See oli tänase päeva bänger. Ma olen nii kade, ma tahaks ka õige suurusega kiivrit näha. See on vales suurus või? Ei, ta on nagu õige, aga Ma tahaks, et see oleks nii. Ja seda küll jah, et peas püsiks niimoodi. Jou! See on nagu see... Ai, ja nüüd lähevad matid peale. See tuleb ise. No ma ei tea, kas see väga lähemale jõudis, aga... Halvasti. Ei ole midagi. Parem kui metsas olemine. Või kuidas oli üldse? Ma ei tea, suht norm. Ainult jama on see, et koju ei saa. Muidu on kõik norm. Ma olen 9 kilo lihast juurde võtnud. See? See on suht haige. 3 kuuga või? 2-ga. Okei. Iga päev trenni ja sööki niimoodi, oi vähe. Ma ei tea, kas see nagu lihas ikka on. Talvi üks on veel. Kõik sa vaev. Aga väga hea. Tahad veel või? Mine ära. Ei taha rohkem. Suudad üle veel tellida? Ise tood ka. Ma sinna risti vähe uuesti. Vaata igaks juhuks. No nüüd pead ära ka testima. Hüppa perseli sellest, piilid vaata, kui mõnus on. Ülimõnus. Saab teha küll. Need vist 2 meetri kõrguselt alla ja... Ja me 2 meetriga keerukaatselt tulevad, see on kellad ka. Ma loodan, et see reisi maha vaata. Ei tea, saabki. Tegelikult on jah. Kui sa tunned, et vaata üle hakkab minema, suht lihtne maha astuda. Aga noh, see on nagu instinkti pealt lihtsalt nagu. Üks tuleb veel foam, ütlen kohe ära. Ei saa. No siis jään ette siis kohe. Aga siis paneme kuubikud sinna, siis seal ongi foam. Üks kuubik, see väike. Näe, foam.
olemas, täpselt selle peale maandud. Teeme mitte. Kohe. Pane sinna alla maandud lihtsalt, jumala eest ära ei maanduks. Bomb Wars. Ära viska neid. Tule ära seal. Tule, teed flippi, paubi telefon tasku peale. Ei no ta paneb resile, hull asi. Ütleb sinna. Siis öeldsid paubi teed. Oled, kõik usuvad. Hoia jalad käed peal. Karmi! Minu. Väike vahepaus siis sellepärast, et eile tuli sessionile nõme lõpp, et põhimõtteliselt Tormi nagu üritas oma flipi ära teha, põdes nagu sa nägid, ja siis ma otsustasin, et ma tahan ka teha. Hakkasin siis double flippe tegema foami, 10 tükki tegin ära, full base'i pähe ja siis põhimõtteliselt mõtlesin, et okei, nagu ma kogusin ennast ülipalju, nagu see on nii jube trikk, ja siis mõtlesin, et okei, ma teen ühe flipi otse ja siis ma tulen tagasi üles ja siis teen ära. Siis ma teen tagasi üles, ma nagu mõtetega täiesti nagu omas mullis, ma ei kuulnud mitte midagi pärast, nagu kõik ütlesid, mingi küsisid mult küsimusi või midagi. Ja ma ei kuulnud mitte midagi, ma olin täiesti omas saunis niimoodi, et ma teen nüüd ära järgmisega. Ma teen oma esimese double flipi ära. Ja siis nagu lähed mäest üles ja siis järsku tuled kustu. Ma läksin nagu nii närvi, ma lihtsalt karjusin. Ja nagu 5 minutit enne sulgemist ma saan aru, nagu see on nagu chill, et nagu inimesed koju läheksid õhtut, sellepärast et kõik pakivad üli kaua. Nagu ma olin nii lähedal, et nagu teha, nagu ma olen nii kaua tahtnud teha ja nagu kogud ennast, ma saan aru, okei, nagu ma saan nagu teise poolest aru, aga nagu lihtsalt see oli nii loll, siis nagu muidugi veel rämedamaks olnud, kui see on see, et ma lähen tegema ja siis lähevad tuled, kust kui oleks natukene hiljem olnud mingisugune, kus pool minutit hiljem võib-olla olnud. Siis ma oleks võib-olla nagu keset õhku oleks lihtsalt nagu pimedus järsku. Ma ei tea. Ma olin nagu ülinärvis lihtsalt ja igatahes läksin poodi ja siis ma nägin Oskarit, kes mu raami hakkas keevitama. Keevitas mu raami ära. Mul läks raam siit pooleks, või mitte pooleks, aga nagu rääkis ära. Peaaegu terve ring oli. Aga kahjuks oli see, et torud, mis mul jooksevad siit läbi, ma ei tea, kas on näha. Mul on igatahes kaks auku jooksevad läbi raami. Eks see teeb nagu nõrgemaks, aga see on sellepärast, et pidurikaablid saaks otse läbi minna. Siis pidur töötab palju paremini. Ja
ja noh, ta ei saanud nagu seda tervet teed ära kivitada, aga no igatahes ma arvan, et kuna ma eile nagu haarisin selle teise rattaga põhimõtteliselt ära, no üliimelik oli alguses sellepärast, et mul võttis ikka suht kaua aega, et sest nagu see ratas on nii palju lühem. Top tube on 20,6, mul endal on 21 ja tagaosa on ka lühem ja ta on madalam. Et see ratas nagu, ta reageeris nii kiiresti, et alguses oli üliimelik, nagu mõtlesin midagi, see on surma. Aga samas tegelikult hakkas tööle. Normaalselt reageerib üli kiiresti, et selles mõttes flipi ja spinne ja kõik on nagu palju kiirem teha. Ma arvan, et mul on mõtet täna panna enda nagu päris raami peale ja kütta. Aga noh, samas oleks hea, kui mul on enda pedaalid ja enda krängid nii edasi ja hammakas ka. Mõtlen natuke ja siis vaatame. Täna oleme uuesti poistega ja proovime ära teha. Eks näis, kas Tormi teeb täna flipi, kas mina teen duubli, kas täna tuleb see päev ära. Et see on aasta viimane võimalus ja praegu on 27. detsember. Homsest on siis Harjumaal lockdown, nii-öelda restoranid ja asjad lähevad kõik kinni, spordikeskused ja värgid. Ja jah, vaatame, kui enam sõita ei saa see aasta, siis võiks ikkagi ära lõpeta korralik bängeriga. Nüüd lähme siis spotti. Lähme korjame Jossi nüüd peale ja siis võtan Matu ka ja kell on juba 4. On juba natuke hiljaks jäänud. Aga jah, let's go. Joo. Mul läheb mingi 2 miltsa. Meile spoti tee peal. Auto tõmbas külje ette. Seal kuradi maantee pealt kurvis. Auto tõmbas? Jah. Sinul ei olnud sellega midagi pistist? Ei. Selles mõttes läksin sinna kurvi ikkagi mingi 80-ga vaata. Ja siis järsku op! Achtung, das ist das Rallye-Mobil. Noh. Kas sa oled varem siin üldse sõitnud Poolist? Ikka. Pole näinud lihtsalt. Ma nägin viimati äkki siis, kui see võistlus siin oli. Seis on selline, et vaatasime, et autost oli üli vähe, et rahvast peaaegu ei olegi. Aga nüüd noh, nüüd hetkel läheb välja niimoodi, nagu me ei saagi väga mingit suurt värki teha täna. Aga noh, loodame, et läheb natuke rahulikumaks ja siis äkki saab midagi filmidega päriselt. Lükkame lapsed streeti või midagi. Saab äkki pooli sõita, sest noh, praegu on pigem võimatu seda pooli sõita, nii et. Aga jah, me sooja tegema vaikselt ja siis vaatame, kas saab päris midagi filmidega. Ma ei saa kiivritki kinni panna. Tutoriali tegema. Jah, kuidas kiiver päev panna. Aga mul on olemas põhimõtteliselt vaata tegelikult. Ma ei saagi lihtsalt kinni täiesti täie. Tavaliselt seal need 2 asja pole... see on selle... Lükkab sisse. Ta on magnetiga ei ole või? Ei tea. Mul oli mingi sarnane. See oli iseenesest suht mugav ühe käega, see on kokku lahti läheb. Kuidas, kuhu, mis saab? Uskumatu. Nii. Mõni oleks soe juba selle... No võt. Ma saan sellega soojaks. Kiivri päeva. Life live. Jah. Appiga palju. Ja mõnus paar. Nice. Mõnna. Meil on isegi uisutajad täna majas. Misfits. So fucking hard to chuck this fucking thing, man.
Joo. nagu ikka käib meil mingi ülifire session. Lihtsalt üliraske midagi filmida või nagu tahaks ise sõita kogu aeg. Siis nii, paneme teise aku sisse. Yo! Front! Veereb ju, saab teha fronti küll. Tõsi? Davai. Spinist viit. Siit on päris nähti. Street! Davai, Sander, kõik silmad on sinu peal. Kõik silmad on sinu peal nüüd. Yo! No, you. Like, it's because I wanted to come out and hook back in to go that way, and it didn't work. Well, it was a nice manual in the deck. So I was going. Oh.
viimast paar kuud on siin pargis jumala võimatu lihtsalt. Nagu ma ei saa kaamerat välja võtta, sest ma pean kogu aeg filmima muidu midagi. Kogu aeg kõik paugutavad ja siis ei saa sõita. Lihtsalt ei saa sõita. Aga tohi ma lähen tagasi filmima. Joo! Back to back sõndimine. Mis ma räägin lihtsalt. Ja nüüd tuleb. Ei! Mis sa teed? Lükkasin jalaga seinas praegu. Откуда ты, блядь? My bad, bro. Oh shit. Guys, you guys gotta get tougher. Ei! Vaadake neid auke. What the fuck? Nagu mis asi see särab seal nii hullult? Nagu siin ei ole ju üldse valge. How the fuck see nii valge on? Can I borrow your bike, boss? Yeah. I won't do anything crazy. I won't chink like you. I'll double pick that. Okay. Yeah. Video pealkiri on AJ tried my BMX. Yeah. You got the strength of a fucking gladiator? Dude, yeah. I'll play with right away. Don't flare it. Met Christian flaring my bike. I was so mad. I was like, don't flare it, because he lands sideways a lot. Yeah. And I'm like, he's going to blow out my wheel. I was like, don't flare it. And he goes and flares it. I was like, dude, I for sure thought I was going to have to buy a new back wheel. And then I was like, all right, you're done, dude. You can't ride my bike no more. Joo. Saate te fleeri? Joo. Bike's really nice. Thanks. It's really smooth. Although yeah, the cranks and everything, it's weird. Like it's What? from the complete bike. Oh, no, Yeah. but they feel great. Dude, you got like 5,000 crank flips in there. Yo. Okay. I was way too slow. Oh. The brakes don't. Yeah, it You have lags. to hit. I'm so sorry. Yeah, I know it lags or something. You had to hit the brakes so hard for it to work, and I couldn't hit it. I'm like, I'm not strong enough. I literally was like, are you done? I saw you. Oh, you're gonna do a water, not like the foot plant. Sorry. And then I got pegs. I'm trying to get my foot up. I'm like stuck on the peg, like, look. Yo. After Rafa's third wall, I got scared. Hold. Should I go back in here now? This is fun. It's super slick up there on the coping.
see, et me mõtleme üle tegemise peale, siis nagu töötab. Jep. Tää GG on. Ma olen lihtsalt nagu nii suur. Samasti mingi kuradi päris boksiga võid teha. Nagu vahet ei oleks, see on resi või ennast. Nagu näed, siis 2020 ei olnud Double Flipi aasta, aga ma luban teile, et 2021 me teeme selle ära. Paar kuud tagasi, kui ma hakkasin lähenema oma esimesele 1000 subscriberile, aitäh teile, siis ma tegin Instagramis väikese küsitluse, et mis trikke ma võiks selle puhul teha ja ma panin kirja, neid tuli hästi palju erinevaid ja siis ma nagu seadsin endale eesmärgi, et davai, me teeme selle ära ja ma saan kohe uploadida, kui 1000 põhimõtteliselt oli see, et ma just sain täis, aga nagu need kohe tuleks nagu peale see ja noh, seal olid ikka üliräiged trikid ja nende seas siis ka double flip on ju ja noh, selles mõttes ma tahtsin ikkagi kõik need asjad ära teha, et siis see oleks ülibänger video, vaata. Ja kohe kõige esimene klipp, mis me filmisime, see nagu seadis kohe leveli päris kõrgele, et ma teadsin, et davai, siit me nagu allapoole enam minna ei saa, on ju. Ja noh, jah, selles mõttes okei, nimekirjas oleks nagu olnud natuke vähem jubedaid asju on ju kindlasti. Kahjuks aga too päev ei läinud just plaanipäraselt ja vaid mõned päevad hiljem ma kukkusin sügava stressi tõttu lihtsalt ülisügavasse auku. Ma kaotasin sõiduisu, ma ei suutnud tööd teha, ma ei tahtnud välja minna ja ma lihtsalt kokkuvõttes ma nagu ei teadnud, kes ma olen enam või miks ma siin olen. Sellest august välja tulemiseks ma lihtsalt pidin endale tekitama lisaaega, rahu. See tähendas siis seda, et ma kustutasin telefonist igasugused äppe ära, ma lahkusin igasugustest Facebooki gruppidest, panin grupichatid mute'i peale, jätsin igasugused plaane ära, uusi plaane enam, nagu kui inimesed midagi pakkusid, ma just ütlesin ei. No see oli ülivajalik mulle. No üks hetk tuli sõiduisu ka enne muidugi tagasi, aga ma lihtsalt ei tahtnud enam nagu midagi jubedat teha. Ma panin vahepeal esipiduri peale, peegid peale, võtsin lihtsalt rahulikumalt, et ma ei tahtnud nagu mingi ülijubedad asju teha. Sest no ma tean, et ma ei oleks seda nagu mentaalselt ära suutnud kannatada, sellepärast, et see on ikka korralik stress, kui sa pead nagu ennast sundima midagi tegema. Meil on hästi lahedad sessionid on spotis, et nagu ei saa üldse öelda, et BMX oleks praegu halvas kohas. No selles mõttes Tallinnas täiega elab, et Pässas on kogu aeg inimesed, spotis on kogu aeg inimesed. HA on aja Ameerikast tuli Eestisse. Kui tavaliselt on see, et mina olen see, kes üritab kõik õpetada ja pushida, siis HA on lihtsalt next level, nagu ta kogu aeg lihtsalt õpetab midagi ja no see on naljakas lihtsalt. Mul on ikkagi olnud tahtmine see nagu video ära lõpetada ja siis ma olen nagu vaikselt üritanud ikkagi midagi teha ka. Et mingid sessionid ma olen natuke üritanud filmida ikkagi, kuigi noh, suht crazy on sellega. Aga jah, selles mõttes seda materjali on kogunenud ja ma arvan, et nüüd järgmine video tulebki siis sellest, et ma lihtsalt lõpetan, noh, kuna aasta sai läbi ja no ilmselgelt ma praegu seda double flipi tein, noh, nüüd ma juba spoilisin ära ka teile. Ma arvan, et ma panen kokku ja vaatame, kas ma jõuan järgmine nädal, ülejärgmine nädal. Noh, selles mõttes ma üritan mitte stressata selle pärast ka, et ma teen videod lihtsalt selles rütmis, kuidas ma ise jõuan neid teha, et see on ajakulukas. Ma ei tea, kas sa nüüd vaatasid selle video algusest täitsa lõpuni välja või sa lihtsalt skipisid mingid kohad, aga igatahes ülisuur aitäh sulle, et sa vaatasid, siia jõudsid ja, sest tänane video oli ülipikk. Ma ei tea, kas mul on nii pikka videot olnud, see tundub liiga pikk, et see on nagu mingi film juba, aga no seda oli nagu editada ka raske. Ma lihtsalt üks hetk tundsin, et okei, aitab, ma jätan siia ja las ta olla. Nii et mul on sulle väike väljakutse, las see like olla, pane kommentaaridesse hoopis oma Dream Trick 2021. Et mina üritan teha siis selle aasta jooksul double flipi ära, see on minu Dream Trick, aga mis on sinu oma, mis teed
sina selle aasta jooksul ära. Ma tahan sinult saada videot ja siis ma panen selle aastalõpu videosse sisse. Teeme midagi lahedat, nagu lihtsalt vaatame, kui jõhkrad bängerid Eestist tulevad. Nii et mõtle hoolikalt, mis on selline trikk. Mida sa tunned, et see on võimalik, aga see on ülijube või nagu keeruline. Et sa vajad nagu lisapushi või sa pead ülivaeva nägema, aga samas see on võimalik see aasta. Aga nüüd, peace!